hommikust. Me alustame tänast päeva eriti varakult, kell on alles 6, õues on pime. Me lähme täna siin Paali kõrval, mind pole üldse näha, Paali kõrval olevale saarele, Nusa Penidale. Ja selleks, et me jõuaksime 7:30 oma paadile, peame hakkama siit Djangust juba praegu umbes sõitma, et olla õigel ajal seal sadamas kohal. Rain läks asju juba rolleri peale viima ja ootan ka siit veel veepudeli ja lähen ka. Igatahes meil tuleb nüüd väga toredad 4 päeva. Nii kaua me seal oleme, ehk siis täna on teisipäev, me tuleme reedel. Reedel tuleme tagasi juba. Nüüd pole muud midagi kui mine. Jõudsime väga kiirelt siia, liiklust eriti ei olnud. Sadam asubki siin Sanuuris, kus me ka varem oleme käinud ja nüüd me otsime oma paadifirma putkat, et piletit kätte saada. Rolleri pidime siia Sanuuri sadamasse jätma ja Nusa Penidal tuleb siis uus roller rentida, kus me siis ööbime Nusa Penidal. Seesama majutuse omanik aitas meil ka rolleri leida, aga siin sadamas käib päris kõva möll. Otsime nüüd oma putka ülesse. See ongi kogu sadam. Siin on need paadid. Võtame oma piletid ja 40 minuti pärast läheb meil see paat ka. Kuna Rain suhtles piletite asjus paadifirmaga WhatsAppis, siin käivad hästi paljud asjad läbi WhatsAppi ja on üldiselt neid palju lihtsam kätte saada, siis siia koha peale nüüd tulles Rain pidi näitama seda vestlust, et tädi teaks, mis hinnaga siis kokkuleppele nii-öelda saadi. Meil on siis 150 000 on üks ots, see on umbes 10 eurot nägu. Selline asjaajamine on siin Paalil. Täpselt sama oli majutusega, mis ma bukkisin läbi WhatsAppi. Peab lootma, et kõik toimiks ka siis, kui sa sinna kohale jõuad. Me saime oma rolleri kenasti kätte, ei tekkinud ühtegi probleemi sellega, poiss juba ootas meid siin sadamas ja nüüd hakkame otsima meie majutust, viime kotid sinna ära ja siis lähme juba ringi sõitma ja vaatame, mis asju me täna külastame. Ja me jõudsime oma majutusse ka ilma igasuguste viperusteta. Omanik on ka tore, ta käis meiega juba pikalt juttu ajamas. Oli väga kursis, mis Euroopas toimub, mis on pigem haruldane siin Paalil. Ma näitan meie seda majutust siin. Meil on siin väike basseiniala. See aed on hullult taimi täis, nii mõnus. Nii ja meie väike hütt on siin siis. Meile toodi kohe jääteed siia lauda. Me tulime. Majutus on nagu ehtne onnike. Ja vannituba ka. Tulime nüüd siia ühte väga armsasse kohvikusse. Ühesõnaga me ei jõudnud kodus süüa väga. Kuna meil on kõhud tühjad, siis tulime ja otsisime ühe kohviku. Mina võtsin jällegi oma smuutikese, Rain võttis kanakausi. Ja ma tahtsin natuke tegelikult Nusa Penidast rääkida ka. Kes täpsemalt tahab uurida, see uurib ise, aga põhimõtteliselt on nii, et Nusa Penida on üks paljudest saartest, mis kuulub ka Paali juurde. Ta on suht suur ikkagi, ma ütleks 200 ruutkilomeetrit näitas Google, et on Nusa Penida suurus ja tullaksegi enamalt vaatama neid hästi ilusaid randu, mis siin on ja teiseks on hullult metsik loodus. Sõitsime ka rolleriga täna ja siin on ikkagi võrreldes nüüd selle osaga, kus meie elame, tunduvalt mägisem ja teed on veel kitsamad kui muidu Paalil. Aga jah, me nüüd sööme kõhud täis ja siis me lähmegi seda Nusa Penida ülaosa siis avastama. Jõudsime nüüd ühte randa, kuhu väidetavalt alla peaks 10 minutit jalutama. Vaatame, kuidas nüüd edasi pääseb, siis vaade on vähemalt väga-väga kena.
eelmises rannas ei läinudki ikkagi sinna alla, sest see rada oli väga hull. Kuna siin on järjestikku hästi palju randasid, aga millesse jõudmine on pisut keerulisem, siis me leidsime järgmise ranna, mille nimi on Suvehani rand. Ja siia praegu veel tundub, et see tee on nagu mõistlik. Vaatame, kas me jõuame sinna välja ja piltide järgi peaks seal saama täitsa ujuda ka. Ja siin Nusa Penidal on kõik need rannad, kus me nüüd täna oleme läbi sõitnud või mööda sõitnud, täiesti sinine vesi. Et kui Balil on pigem kohati rannad sellised natuke mustad, siis siin on küll hästi ilus, puhas ja selge vesi. Ja vaatame läheb huvitavamaks. Okei. Me peaks nüüd sinna alla jõudma. See tuleb jälle üks tore minek. Aga väga ilus on, vaata kui sinine see vesi on. Õnneks siin on veel trepp. Ma loodan, et see trepi osa ära siit ei kao. Eelmises rannas ei olnud üldse mitte mingisugust treppi. See minek oleks väga ebameeldiv olnud. Jõudsime nüüd ülesse siia tagasi. See oli väga rets rännak, aga jällegi ma ütleks, et täiega väärt seda, sest siin oli nii korralik trepp, mida mööda oli täiesti okei. Alla minna ja üles tulla. See võttis, ma arvan, et üle poole tunni praegu aega meil. Rain läks vett ostma. Et me lähme oma selle kodu poole ja sinna sõit võtab ka mingi tunnike veel aega. Ma saan teid täna hommikul tervitada sellisest ülivägevast rannast. Mille nimi on Broken Beach. Kell on 9 hommikul ja siin juba rahvas täiesti liigub ja vägev. Siia saamine ei olnud eriti keeruline võrreldes eilseid kogemusi, aga ma kohe näitan ka, kui kena see koht on. Siin on isegi võrkkiigeke ja selline koht, kus saad pilti teha. Ja vaatame, kas sinna alla saab ka minna. Valmistusime täna ette ja panime lausa tossud jalga. Seega Kati valmis igalt poolt alla minema. Tulime ühte siin raja ääres olevasse kohvikusse kohvi jooma, sest meil enda majutuses hommikukohv oli veits kehva. Me mõtlesime, me võtame siin ühed veel, aga täna ma ei kujutagi ette, eile ei tulnud siia saarele väga palju rahvast. Kui me eile ringi sõitsime, siis liiklus oli siin saarel väga vaikne ja kohad, mida me külastasime, siis seal ei olnud ka palju inimesi. Aga täna just selles rannas, kus me praegu oleme, on küll päris palju rahvast ringi liikumas, just turiste. Vaatame siis teisi kohti ka, mis siin alla ääres on ja eks paistab, kas seal on ka palju inimesi või mitte. Saame rahulikult ringi vaadata või siis mitte. Meil oli täna hommikul äratus juba kell 7:30, aga tegelikult ärkasime palju varem, sest meil selle majutuse lähedal olid lehmad, kuked, kanad ja peale selle veel kekod ka, kes kõik mingeid kummalisi hääli tegid. Ja seda kella 3 öösel umbes alates. Et see oli selline väga maalähedane kogemus. Tegelikult polnud üldse midagi hullu, sest kanu ja lehmi on siin saarel väga palju, et kohati peab tänaval vaatama, et kanadel otsa ei sõida. Täielikud vabapidamise kanad, siis ütleme niimoodi. Aga ma näitan ka korraks, kui palju rahvast siin liigub. Siin on ikka väga palju rahvast. Muudkui tuleb ja tuleb, aga ei tundugi. Läks.
just mööda, see ei olnud isegi tee, mööda rada, et jõuda ühe kaljuservale ja proovime nüüd natuke, teed on vaja jala minna. Siin pole vist ammu keegi käinud, mulle tundub. Ja tõesti see rännak tasus ennast ära, sest et vaadake kui ilus. Ja Rain arvas, et on hea mõte siit veel edasi minna, seega pean ka asja järgi minema. Sain läbi. Tõesti mega kaunis. Meie järgmine sihtkoht tõi meid nüüd siia ilmselt Nusa Penida kõige kuulsamasse randa. Kõik on näinud neid pilte ilmselt internetist ka sellest rannast ja vaatamegi, sinna viib nüüd jala selline tee. Tee ääres on müügiputkad ja siin on hulganisti ka teisi turiste jõudnud. Selline väga-väga kaunis koht jälle. Täna ei ole õnneks väga palju päikest olnud, seega ringi sõitmiseks väga ideaalne ilm. Natuke selline vines ja vaadake, et terve see äär on vesi täis. Aga jah, see vaade on ikkagi väga-väga kaunis. Iseenesest, kui te nüüd näete, siis sealt läheb isegi rada alla randa ja paar inimest täitsa on seal. Meie täna alla minema hakka, ega. Et me tulime pigem seda vaadet siia vaatama kui randa. Täna me suutsime siis täita oma plaani, käisime kõik kohad ära, mida me tahtsime. Ja kell on tegelikult juba seal maal, et me peamegi minema otsima õhtusöögi kohta. Ja homseks jätsime veel ühed kohad. Üks on siis selline mäekestega koht, mille nimi on reaalselt Teletupsude mäed. Väga äge nimi ja ta ongi oma nime saanud kusjuures Teletupsude järgi. Et siis homme vaatame need üle. Päeval käime ühes rannas, mis on ka jällegi imelise vaatega. Jah, praegu lähme otsime siis õhtusöögi koha. Sinna on ka sõitu peaaegu tund aega. Kohtume juba siis homme Teletupsude mäel või rannas. Meil on täna siis 3. päev siin Nusa Penida saarel ja oleme just jõudnud sellisesse kohta, kus saab siis jällegi vaadata kaljult alla. Mis siin erilist on, siis ongi see, et siit punktist meile just öeldi, et peaks 3 erinevat seda kaljut või kohta nägema. Ja üks kuulsamad neist on siis Diamond Beach, mida kindlasti kõik on ka jällegi internetist näinud. Väga popp koht siin Nusa Penidal. Täna on meil siis viimane täispikk päev siin saarel. Täna on ka päris palju teisi turiste ka siin vaatamas seda kaunist vaadet. Siit on nüüd natuke paremini näha neid teemantikujulisi kaljusid. Ja siit läheb siis trepp alla. Ja see on siis see trepp, kus kõik neid pilte teevad. Ja me plaanime ka sinna alla minna. Lähme vaatame ikkagi randa ka. Siin on inimesed järjekorda võtnud, et pilti teha. Ehk siis mööda pääsemine on natuke keeruline, kui sa tahad alla minna. Igaüks tahab oma pilti siit saada. Proovime siit vaikselt segamata mööda minna. Aga muidu see alla kõndimine on hästi mugav, siin on tehtud trepid ja üldse see kaljuserv on väga-väga ilus. Aga samas, mida rohkem allapoole jõuad, seda vähem on inimesi. Väga paljud ei viitsi sinna alla minna, sest see tee on umbes 15 minutit mööda treppe kõndimist. Meie tugevad proovime ikka alla välja jõuda ja pärast üles ka. Siin käib selline huvitav fotosessioon, kus siis lavastatakse
erinevaid situatsioone ja see tuleb siis kõik kenasti pildile saada. Poisid pildistavad 11 korda mööda. Väga huvitav on jälgida seda kõike. Miks me nii palju vaeva piltidega ei näe? Ma näen. Siin käib tõeline lavastus ja me lihtsalt teeme oma turistipilte seal trepi peal. Siin ikka tõeliselt pingutatakse. Oi, see poiss jäi nüüd vee alla. Jõudsimegi nüüd siia Teletupsude mägedesse. Ja noh, kui aus olla, siis paremat nime annab vist sellisele asjale välja mõelda. Siin ongi reaalselt palju väikseid mägesid, täpselt nagu Teletupsude multikaski, kus see päike tõuseb. See on täpselt samamoodi. Ja huvitav on see, et keegi on sinna lõkke põlema pannud nii, et kogu see küngas on ära kärssanud. Päris julgelt tehakse neid igasuguseid lõkkeid. Tee äärtes ka väga tihti on kuskil mingi väike lõke. Et selline vägev koht siis. Tulime just õhtusööki sööma. Käisime vahepeal kodus pärast neid mägesid. Ega meil homme ei olegi plaanis kuskile rohkem minna. Meil läheb paat kella 12.30. Meil sealt majutusest siia sadama juurde sõit võtabki aega umbes. Peaaegu tund aega, natuke vähem. Aga lõpetuseks ma tahtsin paar asja välja tuua, paar sellist nõuannet siis, kui tuled Nusa Penidale. Esiteks see, et siin piisab täiesti 2 ööst olemisest. Meie olime 3 ööd ja 4 päeva. Tegelikult oleks vabalt hakkama saanud ka 2 päevaga, et siin kogu see saar läbi käia. Teiseks soovitaks võtta ringi vaatamiseks roller. Siin on ka variant endale autojuht võtta ja siis temaga käia ja ringi vaadata. Aga ilmselgelt näeb rolleriga ise ringi vaadates palju rohkem ja siinset seda ehedamat elu, mis on palju huvitavam ilmselgelt. Ja kolmandaks tasub endale telefoni tõmmata mingi kaart, mis töötaks ka offline'is, sellepärast et saare peal ei levi väga 4G. Vähemalt meie kohalikud SIM-kaardid internet siin ei toiminud. Ehk ringi vaatamiseks on sul ikkagi kaarti vaja ja mingi variant võiks sul telefonis olemas olla. Ka siinkohal ma arvan, et oleks paras aeg otsad kokku tõmmata. Loodan, et teile oli tore jälgida, mida me siin Nusa Penidal tegime ja kohtume juba järgmine kord. Seniks aga olge tublid. Tšau, tšau!